Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest ja täna räägime me toataimedest ja nende hooldusest. Nüüd, kui päevad on juba pikemaks veninud, on ka meie toataimed valmis alustama uut kasvuaega. Ja seetõttu tuleks ka nüüd üle vaadata, et millised taimed vajavad ümberistutamist, uuesti potistamist ja millist tihedamat hoolt nüüd taimed vajavad, et kindlasti vajavad nad nüüd sagedamini kastmist ja ka väetamist, et meil ikkagi oleks seda rammu kasvamiseks. Kes sellisest hooaegade vaheldumisest nii väga ei ole mõjutatud, on näiteks meie kuukingad, aga nendest me rääkisime juba ühes varasemas videos, et kuidas nende eest hoolt kanda. Kõiki taimi ei pea kevadel ümber istutama, et kindlasti vajavad ümberistutamist korda aastas kiirema kasvulised taimed, aga sellised taimed, kes on aeglasema kasvuga, neid võiks ümber istutada üle 2-3 aasta. Aga need taimed, mida me ümber istutama ei pea, nendel võib kohe vaadata üle ka väetamise ja Kompol on välja pakkuda erinevaid variante erinevatele aednikele, et kuidas siis kellele meeldib oma taimi väetada. Ma ise läksin natukene elevile nende ampullide peale, sellepärast, et siin on asi eriti lihtsaks tehtud. Siin pakendi sees on ampullid ja siin sees on juba tehtud valmis väetis ja vesi. Ja siin all on üks väike nõks, mis tuleb ära lõigata ja siis see tuleb panna potti sisse ja sealt siis järjest imeldub seda väetist sinna substraadi sisse. Aga kastmisega siis tuleks lihtsalt jätkata nii, nagu see sellele liigile on vajalik. Ja kui te neid ampulle ka panete, siis võiks natukene vaadata, et see ots tegelikult satuks ikkagi rohkem vastu substraati. Siis ta saab sealt ilusti välja imenduda ja niimoodi laiali minna. Et kindlasti taimedele väga ei meeldi, kui need pannakse otse vastu nende juurt, aga samas on see väetis ja vesi siin ampulli sees loodud nii õrnaks, et ta tegelikult teie taimede juuri ära ei põleta. Et see on ka selline nii-öelda natukene, nagu öeldakse, laisa aedniku variant. Ja vastavalt taimele ja poti suurusele tegelikult võib isegi kuni 8 kuuks sellest ühest ampullist täitsa piisata. Ja muidugi siin pakendi peal on ka väga selge ja põhjalik juhend, et kuidas seda kasutada. Kellele meeldib taimi väetada just kastmise ajal, siis Kompol on ka olemas selline Kompo Complete ja see väetis sobib just hästi ka toalilledele, aga tegelikult ta sobib ka õuetaimedele, potitaimedele ja rõdutaimedele ja suvelilledele. Ja temal samuti on siin väga põhjalik juhend, et kuidas seda doseerida, millisele taimele ja kui tihti. Ja tal on olemas ka kork, mis on selle doseerimise lihtsaks teinud nii, et me ei pea ise kuskil mingit mõõtenõud otsima. Ja samamoodi siis koos kastmisega, et ma ise tegelikult olen selline seda tüüpi aednik, et mulle meeldib koos kastmisega väetada ja nüüd kevadel kindlasti hakkama seda uuesti tegema, et talvel on ikkagi väetamise vajadus palju väiksem. Kes on sellised aednikud, kellele meeldib ise erinevatest komponentidest oma substraate kokku segada, siis nendel on kindlasti mõistlik ka vaadata seda granuleeritud väetist. Et siis saab juba taime ümberistutusega pooleks aastaks nende taimetoidu kaasa panna ja siis tegelikult kastmisega enam ei maksaks väetist juurde panna, sellepärast, et ega rohkem ei ole ka parem ja üleväetamine on taimedele sama kahjulik kui alaväetamine. Ja see on selles mõttes huvitav väetis, et siin on kahesuguseid graanuleid sees. On ühed graanulid, mis kohe lahustuvad vees ja need toitained on kohe taimele kättesaadavas vormis. Ja siis on teised graanulid, mis on pikatoimelised ja need siis järk-järgult annavad neid toitaineid välja umbes 6 kuu jooksul. Nii et näiteks kui teil on rõdutaimed, siis seda sisse segades vastavalt muidugi sellele juhendile, mis siin pakis on, tegelikult see annab selle väetuse kätte terveks hooajaks, kuni jälle on meil sügis saabunud. Aga kui ma ise mõtlesin ka, et suuremate toalillede puhul, mida võib-olla ei ole ka väga praktiline enam ümber istutada või on väga suures potis, kus siis sageli tegelikult üldsegi vahetatakse välja ainult osa mullast, mis on sealt võimalik kätte saada, siis mõne oma suure taime puhul ma isegi kasutaksin seda varianti, et siis see uus substraat, mis ma sinna vahele asemele panen, selle sisse ma siis segaksin seda pikataimelist väetist, et see teeb ka sellele taimele rohkem kättesaadavamaks ja et ta on ka olemas. Aga nii palju siis väetamisest, aga milliseid taimi ikkagi ümber istutada, et kui ma ütlesin siis just sellised taimed, kes on kiirema kasvulised.
Aga mul on siin ka üks aeglasema kasvuga 4-kandiline piimalill ja ta küll ei mahu mul täna hästi ära siia laua peale, aga see polegi oluline. Rohelist osa me täna ei vaata. Me vaatame hoopis seda potti. Teda ma igal aastal ümber ei istuta. Aga kui ma seda potti nüüd ikkagi lähemalt vaatan, siis ma näen, et siin on muld ära vajunud ja see on ka minu jaoks kindel märk, et nüüd see kevad tuleb ikkagi see töö ette võtta. Ja kindlasti tasub vaadata ka poti põhja, et kas siit on midagi välja paistmas, et antud hetkel siin niisugused väiksed juure otsad paistavad, aga midagi kriitilist ei ole. Aga kuna pealt on muld ära vajunud, siis see on selge märk, et sel kevadel tuleb mul see töö ära teha. Aga tema läheb siis ikkagi sukulendi mulda. Siin on mul üks tõlvlehik ja tõlvlehik on tõeliselt tänuväärne ja väga andestav taim ja ma kohe räägin, miks ma tema kohta nii ütlen. Nimelt ma sain selle taime sügise lõpus, talve alguses taimevahetusest ja tema eelmine omanik oli tõenäoliselt selle taime istutanud koduaia mulda. Ja miks ma seda tean, on sellepärast, et kui ma hakkasin tema seisukorda nüüd lähemalt uurima, leidsin ma siit potist vihmaussid, et vihmaussid on väga toredad, kui nad on õues ja teevad õues oma asja, aga kui nad satuvad ikkagi tuppa lillepotti, siis siin nad käituvad kui kahjurid. Et kõigepealt ma märkasin, et osad selle tõlvlehiku lehed olid muutunud pruuniks. Ma esialgu midagi väga ei kahtlustanud, sellepärast et taim võibki vahepeal oma lehti välja vahetada ja see on okei, kui mõned vanemad lehed muutub pruuniks ja langevad ära. Aga siis see muutus nagu intensiivsemaks ja kohe, kui ma tegelikult proovisin seda taime potist välja tõsta, siis muld jäi potti ja taim tuli sealt väga kergesti lahti, mis kohe näitas mulle, et juurtega on asi väga-väga halb ja koheselt vaatasid mulle otsa sealt ka vihmaussid, nii et probleem oli selge. Nimelt vihmaussid siis olles jäänud nälga, olid hakanud sööma selle taime juuri. Aga õnneks oli tal päris palju ka uusi juuri kasvamas, nii et ma pesin need juured puhtaks ja siis ma pidin valima talle uue poti, et alati istutusel tuleb valida ka õige suurus. Ja see ongi hea, kui kodus on erinevaid suuruseid olemas. See nimelt on siis see pott, mille sees ta mulle tuli ja kui ta minu juurde tuli, siis see pott oli juuri täis ja väga raske. Ja see on nüüd siis selline läbi talve juhtunud töö, mis on alles jäänud sellest vihmaussi kahjustusest. Ja valisin poti selle järgi, et ma sättisin neid taimi siia sisse ja vaatasin, et see pott tuleks enam-vähem juuri täis, aga natukene oleks ka kasvuruumi. Et kui ma istutaks suurde potti tagasi, siis seal oleks liiga palju mulda ja see muld ei taheneks vahepeal ja siis oleks päris kindel, et ma lõpuks kastan ta üle ja taim saab ikkagi hukka. Ma praegu istutasin ta samuti sellesse Compo Complete mulda, kuna see muld sobib väga hästi sellistele õitsvatele lehtdekoratiivsetele taimedele ja ma olen tõesti kindel, et ma lõpuks saan selle tõlvlehikuga uuesti õitsema. Ja selles mullas on ka juba toitained kaasas, nii et ma väetamisega jätkan võib-olla 2-3 kuu pärast alles, et ma tahan tegelikult ka näha, et ma tahan veenduda, et siin on juuri juurde kasvanud. Et taimed hästi juurduksid, siis algusel võiks väetamisega võtta hästi rahulikult, jälgida, et see pott oleks hästi läbi kastetud, aga et ta vahepeal saaks ka taheneda ja võib-olla isegi natukene kuivada. Et see ka ergutab tegelikult juurte kasvu. Ja siin on mul üks sulgvõhk, kelle ma ostsin endale aianduskeskusest, aga kuna mul on selline reegel, et ma toon uue taime koju, siis ma hoian teda teistest natukene eemal. Ma tahan olla päris kindel, et seal ei ole ühtegi kahjurit, sest ma olen liiga palju vaeva näinud nende toalillede kahjuritega ja mitmed taimed mu selja taga ka on täna alles taastumas viimasest ripslase rünnakust. Aga kuna see taim oli mul ka teistest eraldi, siis ma käisin teda küll kasvamas, aga ma nii täpselt ei vaadanud, mis temaga toimub. Ja see sulgvõhk ka tegelikult kasvas oma esialgse poti väga ruttu, väga kiiresti täis niimoodi, et see pott oli tegelikult lapergune. Ja kui ma hakkasin teda ümber istutama, siis ma ei saanud teda potist kätte, mis on ka loogiline, sellepärast et sulgvõhil on väga sellised lihakad, suured juured, mis on väga tugevad ja need olid väga tihedasti siin poti sees. Nii et mul ei jäänud muud üle, kui see ümbrispott lihtsalt ümbert ära lõigata. Ja ma arvan, et see on väga okei, sellepärast et see taim on mulle tegelikult palju rohkem väärt kui see ümbrispott. Aga selle taime puhul tekkis ka võimalus teda jagada 2, aga ma hetkel seda ei soovinud teha.
nii et ma ikkagi jaotasin selle taime 2 osa, natukene vabamalt siia natukene suuremasse potti. Muidu ta oleks ka võib-olla mingisugusesse vahepealsesse suurusesse ära mahtunud. Aga kuna tema on selline natukene aeglase kasvulisem taim, siis ma arvan, et ma ei hakka teda iga kevad ümber istutama. Ja natukene mõtlen ka, et ma panin ta varuga pisut suuremasse potti, et ma istutan ta ümber alles 2 aasta pärast, aga eks seda näitab aeg. Aga kindlasti ei oleks ma saanud teda veel suuremasse potti panna, sest muidu jällegi oleks olnud see mure, et taim ei juurdu hästi ja kipub tulema ülekastmine. Ja sel juhul läheksid need ilusad lihakad juured lihtsalt mädanema. Need ikkagi tuleb valida õige suurus, aga seda ei saagi muud moodi teada, kui tuleb lihtsalt proovida. Aga mul on veel ümber istutamiseks siin üks nõelköis ja tema ma olen ise endale pistikutest kasvatanud ja ta on nüüd selle väikse savipoti ilusti täis kasvanud. Ja siin on sees 4 pistikut. Ja kuidas ma tean, et nüüd oleks õige aeg ta uude mulda ja suuremasse potti ümber istutada, on see, et mõned tema lehed on muutunud natuke kollakaks. Nii et see toit siin sees on otsa saanud, mille sees ta juurdus. Ja kuna taimi on ka mõistlik juurutada mullas, mis on toitainete osas natuke vaesem, et siis ergutada seda juurekasvu, siis on täiesti arusaadav, et see on ka nüüd ammeldanud ennast. Muidugi saaks ma siin nüüd kastmisveega seda väetist juurde anda ja ta saaks veel mõnda aega siin potis olla. Aga kuna ma märkasin ka, et see pott on tõenäoliselt juuri täis, kuna ma olen pidanud seda aiana tihedamini kastma ja nüüd juba iga 2 päeva tagant, siis ma usun, et nüüd on aeg ikkagi ta suuremasse potti kolida. Aga ma proovin ta siit savipotist kätte saada, et savi on ise poorne ja sellepärast taime juured jäävad siia kergemini kinni, et need sisupotid on plastikust ja tema see sisepind on hästi sile, siis sealt me saame tegelikult kergemini need juured kätte. Ja eks ma vaikselt olen ka oma savipotte välja vahetamas osadel liikidel just nende plastiksisupottide vastu. Et kui ma teda nüüd natukene siit keerutan, ma proovin kätte saada, et siit alt vaatab mul otsa ainult üks juureots. Et asi veel kriitiline kindlasti ei ole ümberistutuse osas. Aga jah, tuleb. Nii, aga ümber tuleb istutada. Ja nüüd ma natukene mudin seda ära kasutatud substraati siit juurte ümbert lahti. Ja ma enne ka kassin ta korralikult läbi. Kui taime juured on vett täis, siis on nad elassemad ja kui ma praegu üritan siit seda juurutamiseks kasutatud substraati juurte ümbert ära nukkida, siis ma ei tee nendele juurtele viga, kuna nad painduvad niimoodi õrnalt kaasa. Nii, vaatan, palju mul õnnestub kätte saada. Juured on väga ilusad, nad tulid nagu lahti ja nad ei ole tugevas juurekeerus. Aga kui nad oleks juurekeerus, siis ma ikkagi väga delikaatselt arutaks nad lahti ja kui mõned juured ikkagi on nagu liiga pikad, siis ma selle taime puhul isegi lõikaks neid tagasi. Tema ei paneks seda üldse pahaks ja võib-olla tema puhul isegi aitaks natuke paremini juurduda. Et juured harunevad paremini. Ja üldse ka ju tegelikult, kui me toome endale toalilli koju, siis mõnes mõttes me ostame ka juuri. Loomulikult me ostame ju emotsiooni ajendil need ilusad rohelisi taimed, me ei pea seda ju eitama, eks ole. Aga ikkagi peab potti ka vaatama, et seal kõik hästi oleks, sest ilma juurteta taimed ei kasva, kui meil just ei ole tillandsiaga tegemist. Nii, ja mul vahepeal siis sain selle suurema osa kasutatud substraati ära. Ja ma mõtlen, et ikkagi, ma mõtlen, kas ma võtan selle pruuni. See on liiga suur ilmselgelt selle jaoks. Aga see must pott tundub praegu paremini sobivat. Jah. Ja siis ma kasutan seda sama Comfo toalillede väetist. Ma natukene panen siia põhja juba. Ja praegu ma tunnen ka käega, et see muld on piisavalt niiske. Et mõnikord on, et kui te olete juba mulla koju toonud ja võib-olla toas on hästi madal õhuniiskus, siis ta võib koti sees ka liigselt taheneda. Siis tuleks ta ikkagi enne ära niisutada, siis on istutada palju mõnusam. Ja istutusjärgne kastmine siis ka nagu mõjub paremini, siis on kindel, et kõik see muld läheb ilusti sinna, kus ta minema peab, juurte vahele ja jää õhutühimikke. Nii ma panin natuke siia potti põhja mulda ja natukene tegin sellise nagu
augukese siia, kus ma nüüd hakkan seda taime sättima ja kui ma seda taime siia sätin, siis ma vaatan ka, millisele sügavusele ta jääb, sest et ma tahan täita seda potti selliselt, et kuskil 1,5–2 sentimeetrit poti servast jääb tühjaks. Et see on siis see minu kastmise koht. Siis toas villi kastes, et vesi potti ei lähe üle ääre ja sinna, kuhu see vesi minema ei peaks. Ja praegu mulle tundub, et täitsa hästi on. Nii et ma täidan nüüd külgede pealt sõrmedega selle poti mullaga. Ja natukene siit, kui ma surun ka, siis ma tunnen, et kuhu läheb veel mulda ja kuhu enam pole vaja. Nii. Ja kui ma nagu sõrmedega tunnen, et serva ja juurepalli vahel enam ei lähe midagi, siis ma kindlasti kastan ja esimene kastmine peale istutust võib ka olla natukene tugevam, aga siis peab vaatama, et vahe järgmise kastmise vahel jääks natuke pikem, et ikkagi saaks taheneda. Ja kui ma nüüd kastan ja sina ka kastad ja sa näed, et kuskilt tekib kohe selline auk sisse peale kastmist, siis nüüd kohe saabki selle augu ka mullaga ilusti ära katta. Et selleks me seda teemegi, et siis on näha, kuhu veel mulda on vaja juurde panna. Nii, natuke vaatame ja praegu saigi päris hästi. Ja kuna selles Compo Complete toalil mullas on toitainet sees, mida peaks jaguma mitmeks kuuks, siis ma väetamisega alustangi, ma arvan, kuskil 2 kuu pärast, et ma natuke vaatan ka, mis nägu ta mul on. Ma mainisin ka, et mul on olnud siin kahjurite probleemi ja just see suur monstera, kes mu taga on, tema sai ripslasega eriti hullult pihta. Mulle tundub, et ma sain ripslastest jagu, aga taim oli ikkagi üsna nukras seisus ja siis selle taastumine oli natuke nii ja naa. Aga ma toetasin teda selle Complete lehehoolduspreiga ja osad isegi kutsuvad seda hellitavat leheläikeks. Siin on tegelikult hästi õrn kogus ka lämmastikku sees, mis töötab siis nagu läbi lehekaudse väetamise. Ja nende monsterade puhul küll ma võin öelda, et vanad lehed jah, on nii nagu need on ja ma lõikan nad varsti tagasi, aga siit on ka väga ilusad uued lehed tulemas, nii et ma võiks öelda küll, et see tegelikult see vahend aitas tal ka sellest kahjurist paremini taastuda. Ja sama on selle nõelköiega, et täna ma teda ei spreita, kuna ma usun, et ta hakkab kohe, juured olid nii hea tervise juures, ta saab kohe ka siit mullast neid toitaineid kätte ja liiga palju ei ole ka vaja, sest üleväetamine on samamoodi ohtlik taimedele kui alaväetamine. Aga mida ma teen ja mida ma tegelikult teen aastaringselt oma toataimedega on see, et ma pihustan puhast vett hästi pehme salvrätiku peale ja siis ma puhastan need lehed ära ja praegu nõelköie puhul ka ma natukene tegin lehed ka mullaseks. See on vajalik selleks, et taim saaks ikkagi fotosünteesida, sest see on nende moodus, kuidas nad saavad süüa. Ja kui see tolmukiht on siin peal, siis nad ei saa nii hästi seda valgust kätte ja siis nad ei saa nii hästi fotosünteesida ja siis ta ei saa ka seda ilusat lopsakat pärga mulle siia kasvatada, milleks ma need taimed ka endale kasvama siia panin. Nii et ka kõik need, mis mu selja taga on, et ma vahetevahel lihtsalt käingi kõik lapiga üle, et ükskõik kui puhtana me oma kodu hoiame. Toataimed on väga andekad selles osas, kuidas nad seda tolmu tõmbavad oma lehtede peale. Ja see leheläige, et see natukene on ka selline, et ta on natuke nagu minu rõõmuks, sellepärast, et ta teeb selle lehestik hästi ilusaks ja siukseks kirkaks ja säravaks, aga taimel on enda kasu ka sees, et ta saab siit neid toitaineid juurde, mis aitavad tal paremini taastuda. Ja see sama tõlllehik, kellest ma rääkisin, kellel oli väga vähe juuri alles, siis teda ma olen ka spreitanud sellega ja ta tõesti, vaadata enne ja pärast, siis praegu ta näeb juba täitsa kompu välja, et ei arvakski, et ta oli peaaegu mineku äärel juba. Aga kõik need vahendid ka, mis te siin laual näete, need on saadaval Horticumi e-poes ja kui see video oli sulle kasulik, siis ole hea, tule ka selle kanali tellijaks ja kindlasti pane selle video alla like. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Toredat aiandamist!